Aeg on jõudnud sinnamaale, et lähme pikale vahetunnile, lähme vaatame, mida tehakse Kopli noortemajas, lähme vaatame, mida tehakse Kopli ametikoolis, lähme vaatame, kuidas relvad taotakse atradeks, lähme vaatame, kuidas elavad noored pärast kella 3. Algab pikk vahetund. Me oleme väga mehises kohas nagu sepikojas ja väga mehine eriala nagu sepp. Küsin sinu käest kui mehe käest, mina olen ümeramees, ma olen täiesti metsamees. Miks sa õpid sepaks? No see on mind juba päris mitu aastat huvitanud ja sain teada, et Koplis on võimalik seda õppida, siis ma muidugi haarasin kohe võimalusest kinni, kui see avanes ja siin ma olen. Kuna sa hakkad siis atrasid relvadeks taguma? seda ei oska veel öelda. Kas sa suudad oma hinge ja oma mõnu ja viha vahel niimoodi metalli valada? Jaa, seda küll. Ja. Aga tead seda, et vanasti oli küla hing oli sepp, tead ikka seda? Jaa, tean. Ja sa tahad ümber enda ikka küla ehitada, Eesti küla? Jaa. Nii, mis sa nüüd siis teed? See on ümerameeste sünnitusmaja, ütleme niimoodi. No, siin meil on nüüd esimese kursuse sepad siis see aasta sügisel või septembris tulid siis uus kursus. Siin meil siis 3 päeva nädalas on pikad tunnid, terve päev otsa läheb. Et see on nagu huvitöö, et see hakkab kunagi mingil hetkel pihta ja ta siis läheb pärast lõunat edasi ja kuni hommikuni välja. No, see sepatöö nüüd jah, nagu tõesti võib olla väga pikk 24 tunnine töö. Aga kas sa mõtled seda ka niimoodi nagu kaugemalt üldistavalt, et tähendab, et küla keskus ja küla üldse algabki pihta sepikojast, et igal küla peab sepikod olema, iga küla peab olema võimeline oma hobused rautama? Mingisugune selline keskus peaks olema jah, kus nagu saaks lihtsamad asjadki vähemalt tehtud. Samamoodi nagu see vanasti oli see sepa roll veel määravam, sest et siis said kõik oma tööriistad ja vajalikud abivahendid sepa käest. Et praegu võib-olla selline mõtteviis on vaikselt tagasi tulemas ja siis oleks ka sepa amet jälle aktuaalsem. Kas ei ole sellist mõtet pähe tulnud, et siin sa oma sepikojas oma õpilastega, kes on vanuses? Hetkel on õpilased siin vanuses 16 kuni 26. Aitäh, et siit samas sinu sepikojast sünnibki uus Eesti. No eks ta vaikselt kuskilt peab peale tulema, jah? Aga anna siis tuld sellepärast, et tõeline nauding on kas vabadus või Valhalla. Mida mõtles mees, kes tinast valas kuuli? Mida mõtles mees, kes tinast kuuli sai? Kas arvas ta, et iial mitte keegi selles puulis? Kuidas sa tahaksid, et põhikoolis oleksid õpilased ette valmistatud, kui nad tulevad sinu juurde õppima eriala ja elukutset? Tegelikult eks meie kõikide kooli õpetajate juhtide unistus on ju saada endale õpilasi, kes teavad täpselt, mida nad tahavad ja kuhu nad tahavad välja jõuda. Paraku on nii, et eriti mis puudutab käsitöölist oskust inimestel, et see ju selgub alles siis, kui inimene oma kätega midagi teeb. Eelduseks, et inimene kätega teeb, on see, et temaga on tegeletud, võtame kas tööõpetuse tunnid, võtame kodune keskkond, võtame see keskkond, kus ta vaba aega veedab, eks see kõik jätab oma jälje kas siis negatiivses või positiivses võtmes ja sealt saadav tulemus kajastabki hiljem selles kooli tulemises või õigemini esimestes päevades pärast seda, kui õpilane on tulnud kooli. Loomulikult, et millised on need oskused? Meil on olnud juhused, kus tõesti inimene pärast põhikooli lõppu on tulnud ja ühene arusaam näiteks joonlauast. Jah, et see tundub tegelikult, kui ma räägin, see tundub tegelikult naljakana, aga see tuleb nutt peale, kui sa mõtled selle peale, et me peame 2 nädalat kulutama selle peale aega, et selgeks teha põhikooli õpilasele,
joonlaud, rääkimata mõningatest matemaatika ülesed. Need on erand. Tegelikult asja mõte on milles? Õpilane peab ise aru saama, et tal on vaja omada matemaatikalisi teadmisi, võib-olla füüsikas, keemias, elementaarsed teadmised, et elus hakkama saada. Näiteks seda enam, kui sa hakkad käsitööliselt midagi ette valmistama. Elementaarne, et sa oskad mõõta, oskad arvutada, kui palju ühe või teise nurga ära keeramisel, alates materjalidest lõpetades siis selle vajamineva või lõpptulemuseni välja saadava tulemuseni. Nii et see kõik on see küsimus. Jah, et koolijuhid alati sealt paraku fakti ees, et asi sõltub pearahadest, mis siis meil eraldatakse ja et kuidas moodi me siis käitume, kas me arvame õpilased välja, kui nad ei ole saanud vastust või nad ei ole saanud aru tegelikult vastust ise endale, et mida nad siis tegelikult soovivad või kelleks nad soovivad elus saada. Kuna meie ühiskond ju liigub kõik selle digimaailma suunas, me ei saa seda eirata. Me ei saa seda eirata, me peame sellega kaasa minema. Kuigi me peame endale selgeks tegema ka ühe tõsiasja, et sepatööd sa võid küll õppida ja iseenesest on põnev, kui sa suudad digitaalselt valmis joonistada mingi mudeli ja hakata sellega tööle või selle kallal vaeva nägema ja siis selle mudeli alusel sa produtseerid hiljem mingisuguse taiese või miks mitte mingi töö. See on täiesti iseenesest mõistetav. Ehk siin tuleb nüüd siis tuleb vaeva nende selle suunas, et selliste erialade juures suurendada just nimelt nüüd selliste arvuti kasutamise või siis modelleerimise oskust. Seda saab igal pool alates õmblusmasinatest ja tänapäeva kudumismasinatest, mis tegelikult kõik liiguvad selles suunas. On muidugi erialasid ka, mida kahjuks ei saa teha. Torusid sa ei keera iPadiga, samas jälle torudega sa Pokemoni ei püüa, eks ju, et see on jälle teistpidi selline asi, et siin ongi see valik, et me saame anda õpilasele ja vanematele ette mingisuguse valiku ja siis nende kas oskuste, suhtumise, selle keskkonna mõjul nad peavad otsustama, ega midagi ei ole teha. Aga kuna noorte inimestel on ju seda aega, tahtmist ja võimalust, ega meist keegi ei ole kaitstud selle vastu, et me eksime. Valisime elukutse, mis tegelikult hiljem selgub, et ei anna sellist täisrahuldust, mida inimene ootab. Siis on võimalik ümber õppida, on võimalik valida võib-olla täiesti teine suund, teha 360 või 180 kraadi pööret. See kõik on, aga meil peab olema antud võimalus inimestel valida. Ja see on nüüd siis see töö, mis peab jääma väljaspool kodu, ehk need inimesed, kes on oma ala professionaalid, peaksid sellest rääkima. Ehk teiste sõnadega edulood, mis on toonud inimestele leivalauale, mis on kasvatanud kellestki miljonääri, tunnen täna, et nendest justkui oleks nagu puudus, et õpilased ja lapsevanemad saaksid õppida, lugeda ja siis selle põhjal valikuid teha. See, mis oli ja jääb, mis on meile, nii kaua kui inimene sööb, nii kaua tal tuleb see söök ka välja, järelikult see, et me ei saa oma neid asju kasutada selles iPadina. Me võime öelda, et meil ei ole iPadi, on vaja edasti, aga kui paber otsa saab, siis iPadiga ei tee mitte midagi, meil on füüsiliselt paberit vaja. Või siis vahtralehti või mingisugused põnevad asju. Ja niimoodi edasi, et see ongi see asi, et me peame valikut tegema. Lõpuks ma olen saanud oma hingesugulaste juurde, et see on tõesti, võit on Valhallas. Tähendab, kas sa elad täpselt samade asjade ja samade reeglite järgi? Põhimõtteliselt jah, et kui nüüd midagi teha, siis teha niimoodi, et see oleks ideaalne. Kui see välja ideaalselt ei tule, siis parem sure ära kui midagi muud. Põhja-Tallinna noortekeskus, oleme kohal, aadress Kopli 98, täpselt sama nagu Kopli ametikoolil, kuid on täiesti erinevad asutused. Mis on siis selle juhataja kohus ja täitja või ülesannetes inimese ülesanne või mida sa teed siin õhtul hilja? Ootan noori noortekeskusesse ja korraldame noortekeskuse tööd siin Põhja-Tallinna piirkonnas. Korraldate noorsokeskuse töö, tähendab, mis on noorsokeskuse töö ülesanded? Noorte vaba aja sisustamine, tervislik ja kasulik sisustamine, et pakume erinevaid võimalusi noortele peale kooli, tulla meile ja veeta vaba aega, saada osa huvitegevustest, erinevatest treeningutest ja
ja ka laagreid korraldame ja projekte muidugi. Et tegi kirjutate projekte, teete suvelaagrid ja spordilaagrid, kunstilaagrid, mida veel? Ja aasta läbi toimud erinevad programmid, et jah. Et nagu, et tegemist on küll ja rohkemgi veel. Ja kindlasti. Aga ikkagi ma küsin, et mis ajab teid näiteks õhtusel ajal, kui teised inimesed nagu nõnda nimetatud palgatöölt tulevad, aga teil alles nagu töö nagu hakkab, aga ma ei usu, et teie töö nüüd hakkab õhtul kell 4. Ei, meil hakkab kell 12 päeval tööaeg ja lõpetame alles õhtul siis, kui lapsed koju lähevad kell 8. Et see tähendab, nagu sa lastega töötad, siis nagu kell jääb seisma ja aeg jääb seisma ja kõik nagu voolab oma rada pidi. No aeg pigem lendab, ma arvan, et see kaob märkamatult, et siin on, ei teagi, kus õhtul juba pime on ja ei märkagi seda. Mis oleks see ringide arv või huviringide arv või palju huvitegevusi või erinevaid valdkondi te katate oma tegevusega? Me katame päris erinevaid, et keskelt läbi ütleks, et me pakume päevas 2 erinevat huviringi. Arvutiõpetust pakume 2 korda nädalas, siis erinevad treeninguid, kunsti, meisterdamist, sporti ja ka sellised nuputamised, mäluringid ja lauamängud, et need hästi populaarsed meil. Ja meelelahutusliku poole pealt siis korraldame ka turniire laste noortele erinevatel aradel, et meil on all avatud osas hästi populaarne piljard, et piljarditurniire teeme ja ka arvutimängude. Et põnevust jätkub noortele. Kas te mingisuguseid kanaleid pidi ja mingisuguseid juhtmeid pidi olete ka oma aadressi kaasas ka Kopli ametikooliga seotud? Me oleme rohkem seotud siis teatud suurtel üritustel, mis toimuvad meil samas siin meie õuealal, et siis me tuleme kõik, saame kokku ja korraldame erinevaid siis ka huvitegevust inimestele, kes siia üritusele tulevad osalema. Siin on nagu kuuluks, et tulevad rularambid ja kõik muud värgid, kas siis siuksed spordialad või siuksed tegevused on väga popid? Jaa, ikka on. Et meil praegu ütleks, et meil on skatepark natuke vahet saab uuendust, et me ootame seda, millal see juba meile õuele uuesti tekib, et see on väga populaarne noorte seas. Я веду ИТ-кружок, учу детей программированию, поддерживаю всю техническую начинку этого здания в более-менее рабочем состоянии в меру своих сил и возможностей. Сколько ребят к тебе ходят? Вообще у нас 10 мест есть на группу, и больше 10 мы принять не можем. Сейчас вот мы только начали запись и регистрацию, уже записалось 2 человека ко мне, и на дигитальное искусство еще записалось 3 уже, насколько я знаю. Kuidas sul meeldib siin? Norm. Norm? Mitte normaalne, vaid norm, on ju? Ja kuidas läheb? Hästi. Ma mõtlesin, oks tuleb. Palju sa nädalas käid siin? Peaaegu terve nädal. Et põhimõtteliselt kõik õhtud oled siin? Põhimõtteliselt, jah. Mis see trenni nimi on? Hip-hopi trenn. Hip-hop, igavene mingi värk, täpselt rütmis, kõik kihvt asi. Palju sul füüsilist ettevalmistust peab olema selleks? Ei peagi, sa lihtsalt tantsid, nagu, kui sa tahad heaks saada, siis sa nagu teed. Kuidas sul muusika enne koolis on? 5. Seda oli näha ja rütmitunnetus oli ideaalne. Kas te võistlustega lähete? Ja ikka, selle jaoks me harjutame. Ja kuna see võistlus on? Praegu veel ei tea täpselt. Nagu me võtame ette tulevad võistlused. Meil on nii tasuta kui ka tasulisi klubisid, et me tegelikult enamjaolt nüüdsest pakume rohkem tasuta huviringe, et just tuua noori, kellel on majanduslikult raskemad olukordi võib-olla või ükskõik milliseid probleeme, et nad saaksid ka osa võtta. Et ütleme nii, et tasuliste huviringide hulk meil hetkel on ainult 2 huviringil. Et
et alates sellest, et need maksavad üks kord nädalas 7 eurot ja rohkem 2 korda siis on 14 juba, et see 7 eurot on selline meil piir hetkel. Aga jah, ülejäänud huviringid on meil tasuta, nii arvuti, meisterdamine, kokandus, lauamängud ja nii edasi. Kokandust me toetame ise, et see väga meeldib noortele. Mis tööd sina siin teed? Mina olen noorsootöötaja, samal ajal selline arendusjuht meie noortekeskuses. Mida sa arendad ja milles sa arendad? No selline asi, et milline kava tuleb märtsis ja kevadel ja üldse, kuidas need klubid töötavad ja mis kell ja kui palju inimesed saab mahuda. Kuidas sa 0 eurot arendad 1000 euroks? No see on võimalik, jah, kui kõik inimesed tulevad siia ja iga inimene annab 10 senti, siis pärast 1000 inimest meil on juba 10 000, jah. Sa oled õige arendusjuht, sellepärast minu rumala küsimuse peale sa vastasid väga optimistlikult. No ja miks mitte, jah. Me ei vaja raha sellest kohast, et me vajame head ideed ja midagi uut, mis me saame kasutada meie töös. Почему надо молодежь на работу ходить, когда нужды нету? Ну, вы знаете, мы все здесь из бедного района, и у наших родителей просто нет возможности давать нам деньги так, чтобы мы жили, так сказать, полной жизнью, ни в чем себе не отказывали. Поэтому приходится идти на дополнительные заработки, в том числе на неофициальные работы и так далее. Это значит так, что кто-то, плохой человек, использует детскую рабочую силу? Нет, почему? Это равноценный обмен. Мы приходим, даем свою рабочую силу, и нам дают деньги, чтобы мы, в частности, покупали инструменты, на которых играем. Ты думаешь, что ты когда-то Gibson оригинал можешь купить себе? Конечно. Давай, сил и благ тебе. Спасибо. Kas sa kujutad enda aega üldse ette, kui sa pärast kooli mitte ei tule hip-hopi trenni, vaid pead kuskile poodi tööle minema? Ei. Sa arvad, et see on täitsa vale, on ju? Ja, see on nagu vale. Uue seadusandluse järgi võimaldatakse 13-14 aastast 12-aastasel lastel lihtsustatud korral õppetöö ajal ehk õppeperioodi ajal õhtuti käia tööl. No loomulikult ma sellega päri ei ole. Selles mõttes, et iga vähegi arusav inimene suudab ju välja mõelda, et see piir nüüd selleni, kus õppetöö hakkab, õppimine hakkab töötegemist segama, on ju kohe-kohe käes. Ja lihtsalt meil on vaja küsimus esitada ise endale, et mida me siis tahame saada. Kas me siis kohe pärast, ma ei tea, kust maalt pärast siis põhikooli saadamegi inimese tööle ja võimalusel annab juurde võimaluse siis omandada teatud teadmisi juurde. No siis me võiksime sellele asja niimoodi kirja panna, sest kui see nagu on täiesti vaba ja seda on näha, et kui ta läheb tööle, isegi ei ole vahet, kas vaimne või füüsiline töö. Inimene väsib ja kui te mõtlete, et kui te hakkate kella 8 õppima, õpite 10 tundi, kella 5 õpetate, siis te lähete tööle, töötate, mis iganes, kas poole kohaga arvile, kella 9-ni, nüüd te tulete kodu, nüüd te sööte, hakkate õppima järgmiseks päevaks. Aga me just rääkisime, et oskus midagi oma kätega valmistada, sportimise ostus, me räägime sellest, et meie noorte kehalised võimed järjest muutuvad halvemaks. See näitab eriti meesterahvaste puhul, et me nende kehaliste katsete ja sõjaväkke minemusel meil on väga palju, ütleme siis, kes on põdula tervisega. Mida see näitab? See näitab tegelikult seda, et me ei pööra piisavalt tähelepanu just nimelt sellel eal, kui inimene on kõige rohkem vastuvõtlikum nendele ütleme, aga kehaliste harjutustele, jooksmine, suusatamine, kõik seda suusatamisega juba mitu aastat välja ei tule, pea kus pallun, ütleme, siin meil Tallinna kandis vähemalt mitte. Aga kes tahab, see leiab selle võimaluse, kes tahab, see leiab ja jällegi, kui mitte laps, siis pere. Ehk tuleb jälle mängu see samane kogukond, mis on ka pere,
et antakse lapsele see võimalus. Pigem arvaks küll, et see mõjub väga väsitavalt, et õppeprogrammid on päris rasked noortele ja noorte jaoks, et neil on juba piisavalt väga palju tegelikult, mille peale nad juba peavad keskenduma, kui nad läheksid palgatööle veel pärast kooli. See on nagu kaheldav, et natukene liiga raske, ma arvan, et noorest peast, nii noorest peast 12 aastat. 12 ja kuni ja üle. No, põhikooli õpilaste kohta käib see. Ja, et ma arvan, et neil on juba kool see, mis võtab nende enamus jaksu, et see natuke liiga palju, et mis sa arvad sellest, et kui oma tegemata jätmisi, täiskasvanud inimesed oma tegemata jätmisi tahavad korvata sellega, et lastakse lõdvaks alaealiste tööle võtmise seadus. Et tähendab, et kui sa ei suuda neid hõivata ise, et siis põhimõtteliselt äkki nad lähevad siis tööle ja äkki siis tööandjad suudavad neid hõivata. Kas siukene seos põhimõtteliselt noore inimese peas ka võib tekkida? No noore inimese peas võib tekkida, aga see ei ole võimalus, mis nagu lahendaks. Ma arvan, et noortele peab tähelepanu pöörama. Nad vajavad seda just, et nende sõna kuulataks, nende huvisid kuulataks, et lasta noortel rääkida ja öelda, mis nende mõtted on just, et see nagu, et noor ei saa lihtsalt minema visata, eks. Et ühest nurgast teise, et teeme nii, et siis nad teenivad, eks, raha või last lähevad siis tööle või et noortel on omad vajadused, mida võib-olla meie ei oskagi kohe esmajoones keskenduda, et seda meie oma keskuses üritamegi teha, et noortel on koht, kuhu tulla ja kellega rääkida, kui me saame neid nagu aidata ja siis me oleme nagu vahendajaks mingil määral, eks. Ja see ei pea olema töö? Ei pea. Tööd jõuavad teha kõik elu jooksul. Aga kui me nüüd anname lapsele võimaluse, et käia tööl, teenida raha, siis ei ole... Ja, et siis ei ole pikkes aeg, et siis võib-olla me lubame nendel hakata abielluma varem, lubame nendel lapsi saada, aga siis me oleme esirindlased sellepärast, et meil on kõige suurem abiellujate või kõige noorem selline keskkond, kus meil on niivõrd palju noori tublisid peresid. Võib-olla ongi see õige ja hakkame siis neid õpetama, kui nad on 40. Ja siis nad saavad aru, et nüüd võiks õppima hakata. No ma ei tea. Et mina leian isiklikult, et see on vale. Mina leian, et kui on aeg õppida, siis tuleb õppida. Kõik me jõuame tööd teha. Sooviks sulle siis edaspidi jõudu ja jaksu ja et sära silma ja et sa ei unustaks ära, milline see oli teismelisena. Ja ühte asja veel, et sul ei oleks soovitust, et põhikooli õpilane peaks oma põhitöö kõrvalt minema kuhu? Tööle. Aga kuhu ta peaks tulema siis? Noortekeskusesse. Yes! Tänane pikk vahetund aadressil Kopli 98 sai siis läbi. Te nägite, millega tegelevad noored ja millega nad tegelevad homme, ülehomme ja üleülehomme. Head pikka vahetundi. Kohtume järgmine nädal.